Urmas, samuti siia kohale tulnud, et anda siis omapoolne selgitus, kuidas elu ja olu siin Ungaris enne valimisi on. No tundub, et on tüüne. Eile õhtul siin samas väljakul oli, no ma ei tea, võib-olla 100 000 inimest koos, noored põhiliselt, aga kuna DISA partei ehk siis opositsioon oli maksnud kümnetele ja kümnetele Ungari populaarsetele artistidele, siis on see rahvakogunemine täiesti mõistetav. Kas sellel oli mingi poliitiline alltekst? Ma julgen selles kahelda, kui tasuta vaatemänge ja kuulsaid artiste antakse ilma rahata, siis noored tulevad ikka kokku. Aga täna on siin ainult turistide rühmad ja elu kulgeb rõõmsalt ja rahulikult edasi. Aga mis nüüd Ungari elusse puutub, siis ega ungarlastel elul väga viga ei ole. Võrreldes eestlastega elavad nad ikka lausa kuninglikult. Ja nii suurt majanduslangust ja allakäiku annab ikkagi võrrelda. Aga samas mõnede naabritega jäävad ungarlaste majandusnäitajad alla ja see tekitab ungarlastes mõnevõrra muret. Aga nüüd, mis puudutab valimisi, siis valimiste puhul on nüüd, mulle tundub, et inimesed väljaspool Ungarit erutavad nendest valimistest oluliselt rohkem kui madjarid ise. Ja siin on väga lihtne põhjus. Orban on kivi kinga sees Euroopa Komisjonile ja kõik, mida on Orban siiani ette võtnud Euroopa Komisjonile ja ise hakanud Euroopa füüreritele loomulikult ei meeldi. Nemad on teinud kõik selleks, et ungarlased teeksid nende mõistes õige valiku pühapäeval. Ja kaasa arvatud selleni, et tundmatuks jääda soovivad Euroopa luureagentuurid on pealt kuulanud telefonikõnesid, Ungari välisministri kõnesid, üsna pretsedenditu surve ja mõjutusvahend. See on, ütleme niimoodi, et see on mõjutusvahendid on kasutusel mõlemalt poolt, eks ole. USA asepresidendi visiit Budapesti mõni päev tagasi oli ka omamoodi poolehoiu avaldus. Aga mis nüüd puudutab siis Orbani venemeelsust, mida pigem Euroopas talle ette heidetakse, mitte siin samas Ungaris, vaid pigem Euroopas, siis need samad pealt kuulatud telefonikõned Ungari välisministri ja Lavrovi vahel keskendusid kahele teemale. Ja need teemad on energiajulgeolek, Ungari energiatarnete tagamine ja vähemuste olukord. Ehk siis me räägime Ungari rahvusvähemusest Ukrainas, mida Ukraina võimud on jõhkralt maha surunud, nende õigusi on rikutud, neile on peale surutud ukrainakeelset haridust, nende valituks osutamine kohalikes omavalitsustes on ülimalt keeruline ja raske ja ungarlased, kes oma hõimuväljade eest hoolitsevad väga suure raha eest, üritavad hoida nende kultuuriidentiteeti, edendada nende omakeelset haridust, on loomulikult mures. Ja see on ka üks põhjus, miks ungarlased, ja ma ütlen siis täie teadmise ja kindlusega, olles rääkinud paljude ungarlastega, olgu nad siis opositsiooni või koalitsiooni toetajad, miks nad on mures Ukraina pärast. Ehk siis nende veri on kõige tähtsam. Ukraina alad, Karpaatide alad, mis on praegu mõõdetud nii-öelda Ukraina vabariigi külge, on ajaloolised Ungari alad ja oluline on teada, et pärast esimest maailmasõda kaotas Ungari oma territooriumist 70%. Need alad liideti siin naaberriikidega, Rumeenia ja Ukrainaga ja veel teiste naabritega, nii et ungarlastel on põhjendatud mure. Erinevad need liberaalsed meediakanalid pakuvad välja, et opositsiooni ülekaal nendel valimistel saab olema pea 70% häältest on neile ja Orban siis 25. Kuidas see tunne on, et läheb see nii või on see pigem selline soovmõte? Ma arvan, et see on masside mõjutamine.
ja soovmõtlemine, sest Ungari on jagatud elektoraadi poolest kaheks. On linnainimesed, noored linlased, kes on Euroopa-meelsemad ja on maainimesed, keda on valdav enamus, kes loomulikult on Fideszi toetajad. Ja noh, need spekulatsioonid ongi niisugused, et kelle poolt vaadata või kes koostab gallupeid, siis toetusnumbrid on alati gallupi koostajate endi kasuks, nende poliitiliste ideede kasuks ja vaadete kasuks. Nii et see saab olema minu arvates väga-väga tasavägine tulemus. Ja kui nüüd vaadata sisse Ungari valimissüsteemile, siis on, kui Orban sai võimule, nad said parlamendis 2/3 enamuse ja nad muutsid ära keerulise Ungari valimissüsteemi. Nüüd on, lugu on selline, kuidas üksikkandidaatidega ringkondades, kui vanasti oli vaja võiduks 50% ja 1 hääl lisaks ja siis hiljem korraldati valimiste teine voor, siis täna on võitjaks see, kes lihtviisiliselt korjab häälte enamuse. Ehk siis võitja võtab kõik. Ja see võib natukene aidata Orbani toetajaid. Ungari on sellepärast ka võib-olla eripärane, et siin on päris suur mustlaskogukond. Ja samuti on välisungarlased, kellel on samamoodi siis topeltkodakondsus, et välisungarlasi on seal ka mitu miljonit. Et ka nendel valimistel on õigus siis neil oma sõna sekka öelda. Et palju sinu hinnangul võiks siis mõjutada see mustlasvähemus, mida on pea 10% ungarlastest ja siis need välisungarlased, et palju nagu nende hääl võiks mõjutada ja kuidas nagu on hinnatud nende meelsust? Ma ei oska sellele öelda, ma ei näe mustlase hinge sisse mitte kuidagi, aga arvestades sellega, et Ungari valimissüsteem võtab arvesse rahvusvähemusi ja see on just nimelt siis Fideszi poolt koostatud nii-öelda valimisreeglistik, siis ma pigem arvan, et ja mustlased elavad ju mitte pealinnas, mitte suuremates linnades, vaid tihti elavad nad ikkagi maal, väiksemates kohtades, et ma spekuleerin, ma ei tea, aga ma arvan, et nad toetavad pigem Orbanit. Nüüd on räägitud sellest ka, et need valimised, et nii opositsioon kahtlustab, et Orban võltsib valimistulemusi ja vastupidi, Fidesz Orbani meelselt siis kalduvad arvama, et äkki see võltsimise võimalus tuleb pigem siis liberaalselt opositsioonilt. Et sinu roll siin praegu Ungaris ei ole ju lihtsalt ainult vaatlema tulla, vaid midagi sa nagu täpsemalt veel siin nende valimiste raames tegeleb? No meie oleme siin selleks, et valimisi lähedalt vaadata ja mitte kellelegi otseselt pöialt hoida, vaid vaadata, et kõik oleks aus, läbipaistev ja kontrollitav. Ja ma ei usu mitte nanosekundiks ka, et Orban suudaks kuidagi valimistulemusi võltsingute teel moonutada, sest neid vaatlejaid ja valvsaid silmi on siin nii uste kui akende taga kõikide valimisjaoskondade juures ja häälte lugemise juures, nii et Ungari on taganud juurdepääsu absoluutselt igale poole, kõik peab olema aus, läbipaistev ja kui ma ütlen nüüd ausalt, siis kui nüüd Fidesz ja Orban oleksid tahtnud valimisi võltsida, siis nad oleksid ju enda praeguse jõujoone juures võinud sisse viia Ungari e-valimised, mille abil Fidesz oleks võimul järgmised 1000 aastat rõõmsalt, nii nagu Reformierakond on Eestis seda teinud. Nii et kui me räägime valimiste võltsimisest, sõbrad, siis vaatame rõõmsalt seda lahjat oravat, kes valimisi võltsib ilma igasuguse au ja häbitundeta. Ungari on siiani demokraatlik riik ja valimised on siin ausad ja läbipaistvad. Nii et mina ei usu, kui keegi seda väidab, et on midagi võltsitud, siis on see lihtsalt pahatahtlik laim. Ei.